Märklaud. Otse 10. Veidi vähem kui kuu eest kolis Põlvamaale üks 5-liikmeline perekond. See ei olekski ehk uudisväärtuslik, kuid tegemist on 3-lapselise paariga, kes on pärit Süüriast ning nad on ühed neist, kes Euroopas ümber asustati. Mina olen saatejuht Grete Palmiste ja tänane Märklaud kõneleb neist inimestest, kes aitavad uutel Põlva kodanikel end siin koduselt tunda. Septembri alguses kutsus MTÜ Eesti Pagulasabi Kesk- ja Lõuna-Eesti inimesi tugiisikuteks koolituma. Selleks esmaspäevaks selgus, et soovijaid oli rohkem kui kohti. Üle 20. Pagulasabi juht Eero Jansen selgitas, et vabatahtlikelt eriharidust ei nõuta. Eero Jansen. Tugiisiku ülesandeks on põhimõtteliselt inimest aidata suhtluses ametkondadega, tutvustada talle eluolu, registreerida teda näiteks keeleõppesse või kohanemiskoolitusele. Seetõttu sobib sellesse ametisse ka täitsa tavaline inimene. Muidugi kasuks tuleb ka sotsiaaltöö kogemus, aga mõistagi me kõikidelt inimestelt seda ei nõua ja põhimõte on ikkagi olnud see, et igaüks saab aidata, kes tahab. Eero Janseni sõnul saavad vabatahtlikud toetada kas praeguses Euroopa rändekriisis ümber jaotatud peresid või ka tavalise rände käigus Eestist kaitset palunud inimesi. Rändekriisi raames on Kagu-Eestisse asunud seni elama üks perekond, kel on juba kohalik abiline olemas. Temaga räägime ka veidi hiljem. Enne seda kõneleb Eero Jansen, kas ja milliseid hüvesid pakub MTÜ tugiisikutele. Tugiisikud on meil vabatahtlikud. Samas me muidugi hüvitame neile kõik tekkivad kulud. Samuti pakume neile täiendkoolitusi, supervisioone ja ka ühisüritusi teiste tugiisikud. See, kas Põlvasse veel mõni sõjapõgenikest pere peaks lähiajal või järgmise 2 aasta jooksul jõudma, ei ole veel teada. Eero Jansen. See võib juhtuda, see ei pruugi juhtuda. 2 aasta jooksul on Eesti lubanud vastu võtta 550 inimest. Mingil määral neid ka Eesti peale laiali jaotatakse, aga eks siin oleneb faktoreid palju, et mille alusel seda tehakse. Et siin peab kokku saama nii elukoht kui ka potentsiaalne töökoht. 46-aastasel 4 lapse isal, ajakirjanikul ja tudengil Põlvamaal 6 aastat elanud Indrek Sarapuul oli 20 minutit aega otsustada, kas ta tahab võtta vastu väljakutse ja olla siia kolivale Süüria perele tugiisik või mitte. Kutse tuli õe kaudu Tallinnast. Indrek pidas naisega nõu ja otsustas, jah, teeme ära. Nüüd on ta aidanud perel Põlvas elu sisse seada juba 3 nädalat. Rääkisime tugiisiku tööst lähemalt. Kui meil ennist just rääkis Eero Jansen, kes andis sellise üldise tausta tugiisikute programmi kohta ja seda, et nüüd otsiti uusi isikuid ja leiti ka päris palju neid, siis nüüd on meil võimalus kuulda inimesed, kes tõesti töötab koos sõjapõgenikega, aitab neil oma elu Eestis ja Põlvas just sisse seada. Ole hea, kirjelda, milline see tugiisiku töö on? Ma tuleksin natuke kaugemalt teema juurde, mille nimi on vabatahtlikkus. Vabatahtlik töö on tegelikult nagu iga teine töö, ainult sellest ei saa palka. Nii nagu üks korralik kirurg on 24/7 oma ametikohuste täitja, nii olen mina ka. Ja selle sõjapõgenike puhul veel eriti, sest et tegelikult on väga nagu raske rääkida sõjapõgenik, et see kuidagi annab nagu mingisuguse hinnangu sinna nagu juurde. Et tegemist on inimestega, kellele me oleme sunnitud andma varjupaika ja kes on täpselt samamoodi võrdsustatud Eesti residendid, nagu me isegi siin. Ainult et selle vahega, et neil ei ole mitte midagi. Ja see tähendab seda, et mina olen siis see inimene, kes siis peab sellest mitte midagist midagi tekitama. Ehk siis alates lihtsatest asjadest, et söögist kuni siis tervishoiuni välja, kuni hariduseni välja. Räägime pisut sellest perest. Kust nad pärit on? Sest perest on alati nagu delikaatne rääkida, siis mõttes, et paljud asjad on need, mida nad ei tahaks, võib-olla, et neist räägitakse, kuigi minu pere puhul on tegemist avatud perega. Nad ei varja midagi, nad pärit Süüriast, nad on olnud Süürias väga heal järjel, ta on haritud inimesed, neil on lapsed, 3 tükki, kes hakkavad siis siin Põlva koolides õppima. Kui kõik hästi läheb, siis 2 tükki neist satuvad uude vastavat riigigümnaasiumisse ja 1 siis Põlva kooli. Mis keeles te suhtled? Nad räägivad inglise keelt. Ma nüüd ise olles tudeng ja õpin haridusteadusi, siis ma sain teada, et see metoodika, mida ma kõige rohkem viljan, on katkine plaat. Ehk siis see inglise keel on neil ammu õpitud, nad pole seda inglise keelt väga kasutanud. Pereisaga me alustame juttu ja siis pereisa ütleb, et nüüd räägime naisega edasi. Ja siis me niimoodi mitu korda siis olulisi asju kordame üle, et see nõuab ju teatavat sellist kannatlikkust. Seda ei saa niimoodi, et viskan prauh mingi mõtte ära ja jooksen minema. Me peame mitmed korrad mõned asjad lihtsalt üle rääkida. Aga mis ei tähenda seda, et nad
oskaksid inglise keelt nagu vähem, kui me siin Põlvas oleme kohanud. See ongi nagu tore, et Põlva üldine tase on nagu umbes sama nagu nende inglise keele tase. Ja need kohad, kus me oleme käinud, alates Sotsiaalkindlustusametist ja lõpetas pankadega, et nagu see vastuvõtt on hästi soe. Ma ütlen ausalt, et ka minul oli endal nagu väga palju hirme sellega seoses, et ma ei kujutanud ette, kui religioossed nad on, kui selgus, et tegemist on tõesti tavaliste toredate inimestega, eks ole, kui sa näed need juba elusalt ära, et siis tunded muutuvad ja väga palju on inimesed naabritest alates, kes on toonud televiisori ja kardinad, rullbiskviit, et see kõik on hästi orgaaniline. Põlva on ootamatult suurepäraselt hakkama saanud, mis on nagu äärmiselt tore. Institutsioonidega suhtlemine, mida see sulle on näidanud Eesti kohta? Pigem on nagu see, et seda ei pea tegema, see on see, et kui ma lähen sisse, siis hakkavad inimesed justkui vabandama midagi. Umbes need meie ei ole sellised. See on nagu esimene reaktsioon, mis on. Ma küsin, et millised te siis ei ole. Et me ei ole sellised, kes nagu, ma ei tea, vihkavad pagulasi või mis iganes. Aga antud juhul mind see nagu üldse ei huvita, see ei tohiks huvitada mitte kedagi, et mis on, mida nad vihkavad või mida nad ei vihka. Kui me läheme hambaarsti juurde, eks ole, siis on meil hammashaige. Läheme nagu töötukassasse, siis on meil teema see, et kuidas saada võtta ennast töötuna arvele. Ja nii ongi, et siin ei olegi nagu küsimus, Eesti on võtnud omale kohustused. Me tahame olla nagu vaba riik, vabade riikide peres, me oleme ÜRO liige, me oleme sidunud ennast ÜRO konventsioonidega, meil on kohustus vastu võtta sõjapõgenik. Et võib-olla tasuks nagu võtta ka seda rahulikult. Ma ise mõtlesin, et meil on siin ukrainlasi, Põlvas on olnud, ja on siiamaani, on ukrainlasi, keda ma tean, on armeenlasi, Armeenia taustaga inimesi, on grusiinlasi, mis on kõik siia integreerunud. Nad räägivad kõik puhtalt eesti keelt, nad on väga võimekad inimesed. Kui nüüd on meil näiteks perekond Süüriast, siis mis vahet seal on? See vahe on selles, et me oma armeenlasi ja oma ukrainlasi ja oma venelasi, neil ei olnud tugiisikut, aga meie omadel on tugiisik ja see on väga hea, et Eesti on jõudnud sellisele tasemele, me saame nagu lubada endale ja meil on inimesi, kes tahavad aidata lõimida neid Eesti ühiskonda. Ja ma ütlengi, et selle 3 nädalaga on sisuliselt kõik juba aru saanud, et mitte midagi hullu pole juhtunud. Meil on tulnud lihtsalt inimesi juurde. Kui ma lähen nende juurde, siis mulle alati pannakse mind diivanil istuma ja üks lastest toob mulle klaasi vett. Ja alguses ma ei saanud ju päris täpselt aru, mis sellega nagu mõeldakse. Ma sain aru, et see on mingisugune sümbol. Midagi see tähendab. Et küsimus on selles, et kas sinna on vaja näppe loputada või on see vaja ära juua, eks on. Ma võtsin nagu oma intuitsiooni pealt nagu seda, et ma pean selle ära jooma, ma jõin selle ära. Ja hiljem ma siis rääkisin ühe inimesega, kes teeb Vahemere kultuure väga palju ja siis ta seletaski mulle ära, et kuna kõrbelistel aladel on vesi kõige kallim asi, siis see on nagu märk sellest, et sa oled nii oodatud inimene siia, et sulle tuuakse osa sellest, mis on kõige kallim neile. Põikena korraks veel elukorralduse poole. Kui Haapsalu andis nüüd hiljuti teada, et nad ei saa rohkem pakkuda abi kui 3 perekonnale, kes sinna on jõudnud, nimelt viitas siis linnapea sellele, et pole töökohti pakkuda. Kuidas Põlvas on? No see on see asi, kuhu me veel hakkame jõudma. Ehk siis töötukassas on meil käidud ja arvele oleme me võtnud. Aga seda on raske ütelda, eks see sõltub paljuski ka valmidusest, nagu mida teha. Olen ma neile mõnikord juttudega jõudnud nii kaugele, et ma näen neil nagu tulevikku rohkem kui vahest ise endalgi. Kui me loeme siit mingit uudist kas või sellegi koht, et Taavi Rõivasega käis kohtumas Iraani IT-minister, Eesti hakkab tegema mingisugused koostööprojekte, eks ole, Iraani IT-süsteemi või ID-kaardi ja mingisuguse asjaga, siis ma näen nagu võimalust, et kuule mees, et sa oled insener, eks ole, et õpi see eesti keel ära ja sa lihtsalt purjetadki siin lennukiga edasi-tagasi kuskil, eks ole. Võib oletada, et vähemalt üks neist võib saada ka Põlvasse töö. Viimane küsimus. Kas Eesti, või õigemini oskad ilmselt vastata Põlva koha pealt, on valmis veel vastu võtma? Praegu oleme tervitanud 60 inimest Kreekast ja Itaaliast, aga üle 450 on siia veel tulekul 2 aasta jooksul. Kuidas see pilt paistab? Ütleme nii, et me laome seda vundamenti. Me laome nüüd kõik koos tegelikult juba ammu. Ma tahaks, et see energia ei läheks mingisuguse auru peale. Me peame reaalselt vaatama sellele tõele näkku ja unustama ära igasugused kirgekütvad nagu teemad selle koha pealt. Me peame olema valmis, muidugi, me õpimegi kõik. Riik õpib, muidugi on mul ka riigile ette heita, kui ma tahaksin. Aga kes on riik, on minu küsimus. Sellel on üks vastus, riik olemegi meie. Kui sa oled suhtleja, eks ole, kui sa tahad kui sul on enda kultuur tugevalt sees, nagu mina arvan, et minul on. Ma usun, et ma suudan anda seda tugevalt, ma ei karda oma kultuuri hävimist. Mul on ükskõik millises keeles, millised raamatuid ta loeb, et oma Jumala poole pöörduda. Mind see ei huvita. Mind huvitab see, et ma saan oma kultuuri anda edasi ja et nemad saaksid selle osaks. Aitäh! Märklaud. Otse 10.